Võib-olla kõigepealt viskakski pilgu peale, et mis on Euroopa Liit kehtestanud miinimummääradeks nii siis bensiinikütusele kui ka diiselkütusele. Ja siin all olevalt graafikult on siis näha, et need sinised tumedad tulbad on siis diislikütuse aktsiisimäärad Euroopa Liidu riikide raames ja oranžid või ütleme need rohelised on siis bensiini mootorikütuse omad. Ja kui nüüd Eestit vaadata, siis märkisin ära punktiiri joonega, et see sinine joon, katkendik, märgistab ära, et mis on allapoole seda, on siis väiksema aktsiisikütuse määraga ja mis jääb ülespoole, on siis kõrgema kütuse aktsiisimääraga. Nii et kui siin hetkel pildilt vaadata, siis selle aasta seisuga on Eesti siis keskmisel positsioonil. Oma siis ettekandes keskendun sellele, et kõigepealt rääkiks, et mis on Eesti kütuseaktsiisiga toimumas. Vaataks, et hetkel on teadaolevalt plaanis tõsta Lätis, Rootsis, Taanis ja Norras. Et teistes riikides tõuseb kõikjal siis 1. jaanuarist, aga siis Eesti riigil on plaan tõsta 1. veebruarist. Ja etteruttavalt ütlen ära, et viimasel slaidil siis keskendun ka sellele võrdlusele, kus on näha siis uued aktsiisimäärad kõikide riikide võrdluses ja teen ka võrdluse kütuseliitritega, et mis on hetkel. Ma võtsin eelmise nädala diiselkütuse liitri hinna Statoili võrgustikus, välja arvatud Soome, mida ma näitan, kahjuks me ei ole kaetud seal, ja vaataks ka, et kui aktsiisimäär muutub, et kuidas see liitri end siis tõuseb. Aga kõigepealt räägiks siis Eestist, et uue valitsusega tuli välja siis uudis, et riigieelarve siis täitmiseks on plaan tõsta aktsiisi. Ja alguses käidi välja, et seda tehakse kõigi 4 aasta jooksul, kuid hiljem siis seoses väga aktuaalselt ja ka ütleme siin nii vedajatelt kütusefirmade kui ka siis eraisikute survel, ütleme viimane aasta siis tühistati. Et hetkel on siis kinnitatud see, et mootoribensiinil tõuseb siis 3 aasta ulatuses iga aasta 10% ja diislikütusele tõuseb siis see aasta või ütleme järgmine aasta 14% ja siis järgnevalt 10% ja 10%. Mida see siis tähendab? Et kui me võtame praegu kehtiva kütuse aktsiisimäära just diiselkütusele, milleks on siis 392,92 eurot, siis 14% muudab selle 447,93 euroks. Et kui nüüd arvestada see ümber, et alati on hea lihtne need protsendid, aga mida see tähendab siis liitri hinna vaates? Et see tähendab siis 5,5 eurosenti läheb praegusele tänasele kütuseliitri hinnale otsa ja see on ilma käibemaksuta. Et ma tõin ka välja siit kalkulatsiooni, et juhul, kui nüüd siis ka see järgmine aasta 10% pluss 10% või järgnevatel aastatel ka aset leidub, siis see tähendab veel täiendavalt juurde pluss 4,2 senti ja sellele 2018. aastal tuleb veel pluss 4,9 senti. Ja siia alla ma tõin ka siis näite, et see nüüd eelmine nädal meie teenindusjaamades kehtinud keskmine diiselkütuse hind ja kui me nüüd paneme siia juurde siis aktsiisi, et siis ma arvan, et iga vedaja märkab seda oma arve peal. Nii aga kui nüüd praegult selles vaates öelda, et võib-olla olete kuulnud ka, et korra tegi ka Leedu valitsus, samamoodi tõstis päris märkimisväärselt diiselkütuse hinda, mille mõju siis aktsiisi, ütleme siis tõusust tingituna vähendas riigieelarvet oluliselt ja see pöörati siis 8 kuu raames pärast tagasi samale diiselkütuse aktsiisimäärale. Et vaatame, mis Eesti turul toimub. Aga nagu ma ütlesin, et Eesti ei ole ainukene riik, et ka Läti valitsus on nüüd kinnitanud, et see toimus nüüd suht hiljuti. Lätlased on alati kiired oma seaduse muudatustega ja ka kohaldamisega, et Lätis on kinnitatud, et
tõuseb siis mootoribensiinile +7% ja diiselkütusele +3%, et see kindlasti jääb märkimisväärselt alla meie diislikütuse aktsiisimäära tõusule. Et mida see siis 3% tõus tähendab, et liitri hinna mastaabis tähendab see +1 eurosenti. Ja siia ma tõin ka praegult näite, et Lätis keskmine teenindusjaama hind oli siis 9. seisuga 0,809 pluss siis käibemaks. Et siia siis 1 sent tõusu juurde. Et kui nüüd 2 riiki võrrelda, siis selle seisuga tähendab see seda, et Lätis siis kahjuks muutub diislikütuse hind odavamaks. Kui ma nüüd kommenteeriks Leedut, siis Leedus hetkel ei ole ette nähtud aktsiisimäära tõusu, nii et neid numbreid siin slaidil hetkel ei kajastu. Aga on ka siin siis Skandinaaviast tulnud uudiseid, et ka Skandinaavia poole peal on plaanis siis aktsiisimäärasid tõsta. Ja esimese riigina, et mida ma käsitleks, et meie vedajatele kõige üks olulisemaid Skandinaavia riike on kindlasti Rootsi. Ja Rootsi tegi nüüd sellise käigu, et kõigepealt tõsteti, kui te näete, väga märkimisväärselt 1. detsembril see aasta mootoribensiini aktsiisi +41%, et kui nüüd vaadata korraks nüüd meie diislikütuse aktsiisimäärale, et siis see on nagu väga kardinaalselt suurem number. Ja mootoribensiinile on siis 2016 aastal plaanis veel +10% tõsta ja diislikütusele siis, et mida meie vedajad tangivad, on siis B5 kõige rohkem, on siis +10%. Nii et ja kui me nüüd arvutame ümber selle 10% aktsiisimäära tõusu, et siis see öörides teeb 5,1 ööri ja kui me nüüd selle teisendame ümber eurosentideks, siis see on 0,56. Nii et ja kui nüüd vaadata, et Rootsi turul kehtivat äriklientidele listprice'i, siis see eurodes on 1,077 pluss siis käive. Nii et tõus on, aga mitte nüüd nii märkimisväärne nagu Eesti turul, et ta on ikkagi alla 1 eurosendi. Järgmine riik, kes on samamoodi siis kas inspiratsiooni saanud Leedust või tähendab Rootsist või siis Norrast, on Taani. Et kui nüüd nende aktsiisimäära tõuse vaadata, et siis need on väga nagu marginaalsed, et ta on +0,77%. Ja kui nüüd vaadata liitri hinna mõjutust, et selleks siis oleks diislikütusele 2,4 ööri, mis eurodes teeb siis 0,31 eurosenti. Ja ka Taanis kehtib siis äriklientidele listprice, et kui me vaatame eurides seda hinda, siis selleks on hetkel 0,873. Et kui nüüd mäletate eelmisel slaidil Rootsi hinda, milleks oli siis 1,077, siis Taani on kindlasti hetkel nagu odavam tankimiseks riik. Ja viimasena ma käsitleksin ka siis aktsiisitõusudest Norrat, kes on samamoodi teavitanud siis, et on plaanis tõsta nii bensiinile kui diislikütusele siis +2,5%. Ja kui me nüüd vaatame siis seda liitri hinnale, seda 2,5% tõusu, siis selleks on 11 ööri ehk 1,21 eurosenti. Ja siin ütleme samamoodi kehtinud listprice, mis siin 9. seisuga meie võrgustikus oli siis 1,044 euri. Ja nagu ma ütlesingi teile, et tegime siis võrdluse, et siin ülemises tabelis on näha siis, et siin on aktsiisimäär, et mis on need uued aktsiisimäärad peale neid muudatusi, mis on nagu läbi viidud. Et ma panin selle 1. veebruari seisuga, kuna siis Eestis aktsiisimäär tõuseb 1. veebruar. Ja siit on näha, et Eesti eristub väga selgelt Lätist, Leedust, Poolast. Ja kui te mäletasite esimest joonist, et juba eelnevaltki oli Eesti siis neist riikidest kõige kõrgem, tõin siia võrdlusesse ka Soomet, et kuna ka Eesti vedajad
liiguvad ka Soomes ja tangivad seal, siis hetkel me oma tõusuga Soomele jääme alla, aga kui nüüd vaadata valitsuse plaani tõsta ka järgmistel aastatel +10, et siis tõenäoliselt jõuame Soome tasemele. Rootsis siis uueks kehtivaks aktsiisimääraks on kõrgem kui ka Norral. Et Rootsi on ka väga julge sammu teinud aktsiisimääraga ja kui ma oma Rootsi kolleegidega rääkisin, siis tegelikult neil on väga suur mure, et mis nüüd turul toimub, sest hetkel on Skandinaavia riikidest kõige rohkem vedajad tangivad Rootsis. Ja siis on Taani ja seejärel Norra, et kui on vaja Norras tankida. Ja siin all on näha ka siis liitrihindade võrdlus. Et selle sinise tulbaga on siis tähistatud hetkel kehtiv diislikütuse liitrihind ja siis oranžiga siin on siis näha, et mis on uus. Et see on võib-olla ka väga hea illustratiivne, et on nagu näha, et kui palju hüppeliselt uus siis aktsiisimäär mõjutab liitri hinda. Et kui praegult kõiki neid riike vaadata, siis Eesti aktsiisitõus on kõige suurema mõjuga siis liitri hinnale. Et diislikütuse hinnale tuli juurde siis 5,5 senti, Lätile, kui mäletate, oli siis 1 sent, Leedu ja Poola ei plaani tõsta, ehk siis hind jääb samale tasemele. Soomes pole ka kuulda, et oleks plaani tõsta, on ka samal tasemel ja siin on näha siis ka Rootsi tõus, Taani ja Norra, mis on ka näha, et on väike tõus, aga suhteliselt marginaalne. Et muidugi, kui vaadata nüüd Skandinaavia hindu, siis eelkõige Rootsit ja Norrat ja ka Soomet, et siis meie hind jääb tänu muudele maksudele kõvasti alla, et seal on väga palju teisi makse, mis lisanduvad liitri hinnale. Nii et 2015 aasta, nagu me kuulsimegi ERA jõulukaalal, oli väljakutsete rohke, aga kindlasti 2016 aasta tuleb veel väljakutsete rohke. Aga nagu ERA esimeiski ütles, et Eesti vedajad on 20 aastat väga hästi hakkama saanud ja ma arvan, et saame ka edaspidi samamoodi +20 aastat väga hästi hakkama. Et ma tänan tähelepanu eest ja ootan küsimusi. Ma ütlen, et need tabelid, üldse kõik esitatud slaidid saadame teile elektroonselt ka meili teada, et tabelid, mis olid, saate endale tööristaks võtta ees kohe. On küsimusi? Erinev. Mis see Rootsi 41%-ne kogemus siis näitas, mis seal juhtus pärast seda? See oli küll bensiinile, aga tõi see seal mingi tarbimise vähenemise kaasa? No kuna see on alles 1. detsember, et siis on suhteliselt niimoodi, et pole veel Rootsi kolleegid ülitanud ja küsinud, et mis seis on, et eks ole, et võib-olla Rootsi elanikkond on võib-olla paremal järjel ja see tarbivus ikkagi nagu säilib, võib-olla mingi kukkumine tuleb, aga eks me kuuleme seda. Aga eelkõige nad just muretsesid diislikütuse pärast, sest kuna hetkel on nagu pildilt näha oligi, et Norrast nagu ka liiguks kallimaks, siis nad kardavad, et liitrid voolavadki just Taani ja võib-olla ka mujale. Mis see Leedu paari aasta tagune kogemus oli, kui nad tagasi pöörame, et kus siis mindi tankima? No seal juhtiski samamoodi, et 1. jaanuarist tõsteti, aga kuna siis kõik vedajad suundusid teistele turgudele, et eelkõige ka Poolasse tankima, siis riigil jäid kahjuks tulud saamata ja tuli tagasi pöörata, et suudaks riigi eelarvet täita. No mis see Statoili prognoos on, kas Eesti pöörab ka tagasi? See on väga hea küsimus, et ütleme niimoodi, et kui me praegult Eesti Vabariigi valitsust näeme, et kui palju oli nagu siis, kuidas ma ütlen seda, vastutööd ja seletustööd ja need jäid oma plaanidele kindlaks, siis ausalt öelda ma ei julge nagu midagi, kuidas ma ütlen, arvata või prognoosida, et loodame, et need madalad maailmaturu hinnad püsivad, mis aitavad siis diislikütuse hinda all hoida ja eks siis, et paljud vedajad teavad, et kuidas neil lepingud on tehtud, et kas nad saavad kohe selle aktsiisitõusu edasi pöörata või siis kuidas see on, et ma loodan, et kõigil on ikkagi väga head lepingud ja saavad selle nagu edasi hinnastada. Seda küll ei ole, siis just tööjõudlik lepingus et valitsus pole lihtsalt aru saanud, et ega me siin Eestis ainult üksteisega ei konkureeri, et tegelikult ikkagi lätlast ja leedukad. No eelkõige leedukad, ma arvan, et Leedu on... See 20 aastat, mis nagu Kultup ütles, et enam
Kaikel kodarat, mis lihtsalt elavad need lätlased ja leedukad juba ära, meie. Jah, sest ega seda näeme meiegi tegelikult ju, et Venemaa turgude sulgemisega siis väga palju vedusid tegid ju Leedu transpordiettevõtted, et nad on siirdunud siia Lääne-Euroopasse ja on meie häid otsi nagu käest ära rebimas. Jah, Skandinaavias just eriti, et see on üks õnnetus veel, et need on ju tegelikult oluliselt suuremad ettevõtted kui Eesti ettevõtted, et seal on ikka tuhandete ja mitmete tuhandete ausudega arvust räägime, sest see nii-öelda konkurentsieelise saavutamine ja sellise, ütleme, kütuse hinna vahel juures on ikkagi ilmselge. Pluss tööjõud ka. Nii et eks ka meil on kliendid nagu erinevad tagasisidet andnud, et mis 2016 nagu saamas on, et ega me ennem ei näe seda ja ma arvan, et ennem riik ei näe seda stsenaariumi nagu siis tõenäosust, kui need 1. veebruar on käes. Aga kas Statoil ikkagi mingi nagu järgmise aasta eelarve koostanud arvesse võttes siis aktsiisitõuse ja? Kui nüüd ütleme Statoilist rääkida, siis meie majandusaasta algab siis 1. maist ja lõpeb 30. aprill. Ehk siis ütleme nüüd, et meil on praegult majandusaasta käimas, lõpeb alles siis 30. aprill. Ehk siis selle seaduse vastuvõtmisel me ei aimanud, mis sealt tuleb, kui palju nagu kinnitatakse seda aktsiisimäära tõusu, aga praegu me ikkagi prognoosime, et just ärikliendi transpordisektoris liitrite mahtudes tuleb muutusi. Et see on klientide... Ma ei julge seda välja kõvasti öelda, et mingid nagu ütleme arvestused ja kalkulatsioonid on tehtud, et on nii ütleme negatiivsemad stsenaariumid, positiivsed stsenaariumid, et kindlasti need kliendid, kes meil siseturul vedusid teevad, et on tagasisidet andnud, et ei ole mõtet nagu Läti piiri taha tankima minna, aga need kliendid, kes ikkagi Eestist suunaga välja on, et on pigem siirdumas teistele turgudele, jah. Euroopa Komisjon teatas eile, et annab Eestile 11,4 miljonit eurot piiriülise koostöö arendamiseks ja turundamiseks, et tõenäoliselt olete mõelnud sealt taotleda vahendeid Läti Statoili koostööd Eesti vedajatega nii-öelda kasutada. Vot see on küll hea teavitasid, et peame vaatama, et mis seal, tegelikult meil on oma nagu, kuidas ma ütlen, Statoili riikidega väga hea nagu koostöö, et meil on ju piiriüleselt kehtib rahvusvaheline kütusekaart, et läbi selle on meil juba, kuidas ma ütlen, meil on oluline, et klient saaks nagu teenitatud, et